Kaitse end ja aita teisi. Just nii oli noortele suunatud ohutuslaagri pealkiri. Laager võttis aset Vihmases Järvesilma turismitalus, kuhu olid kohale tulnud Valgamaa koolide 6. klasside noored. Õhtuks disko jauksab loo! Õhtuks disko jauksab loo! Kui vihma valab, see ei loe! Vihma valab, see ei loe! Sõpra aidates on soe! Sõpra aidates on soe! Õpilased said end proovile panna koolis õpitu järgi ning oma teadmisi veel rohkem kasvatada. 2 päeva jooksul läbiti 14 tegevuspunkti, kus aja peale tuli läbida ülesandeid, alates pommide äratundmisest kuni tuletõrjevoolikuga täpsuse pritsimiseni. Kõige esimene ülesanne on neil see, et nad järjestavad tegevuse lõhkekeha leiu puhul. Aga teine asi on siis see, et mul on 3 tühja ohutut lõhkekeha pandud maha, mis on siis nendega päris lõhkekehadega täpselt sarnased. Et see inimene, siis, kes nüüd sinna läheb, tema joonistab siis nii täpselt kui võimalik selle asja kas paberi peale, paneb mõõdud, mis iganes ta siis näeb, toob selle meeskonna kätte ja meeskond siis on meil ühed mängukaartid, kus on lõhkekehad peal ja siis nad peavad identifitseerima selle asja nende mängukaartide järgi vastavalt sellele, kui hästi siis see tiimikaaslane selle joonistas ja mõõdud sinna kirja pani. Ja see inimene, siis, kes seal käis, tema siis nende kaartide juures enam ei aita. Ohutusalased koolitused toimusid alates sügisest ning nüüd enne kooli lõppu oli kätte jõudnud aeg neid omal käel järele proovida. Veeohutuse tegevuspunktis õpiti uppuja päästmist erinevate abivahenditega. Õppisin, kuidas visata päästerõngaid ja... Et kui sõber on uppumas, siis saad teda päästa? Jah. Aga kui neid päästerõngaid ja asju ei ole, et kuidas sa siis oma sõpra päästad? Tuleb võtta keegi tugevam ja osavam uju ja kindlasti vanem kui mina ja tuleb ka kutsuda kiirabi ja siis püüda päästa. Ohutuim koht ujuma minekuks on rand, kus on palju inimesi. Õige, sealt saab päästa. Elektriohutuses räägiti noortele, kuidas käituda elektriseadmetega ning kuhu pöörduda abivajamisel. Kõige praktilise kõrval said õpilased näidata oma teadmisi ka kodanikuühiskonnast, kus tuli jaotada erinevad asutused 3 gruppi, riigiasutused, eraettevõtted ja kodanikualgatused. Puide talu veisekasvatus on ju kodanikualgatus. Eraettevõtted. Valga korvpallikool. See on kodanikualgatus. Otepää poisi sõnul oli üks raskemaid punkte rattaga liiklemine. Laagri lõpuks loodab Joonas ka oma esmaabioskusi kõrgemalt hinnata. No see oli see liiklus, jah, sest ma seda rattavärki nagu kõige paremini ei tea, et see on ka üks raskemaid. Need esmaabioskused on mul siuke 3+. Ma ei usu, et see üle on, aga ma arvan, et laager on veel ees ja kindlasti tuleb need juurde, et 4 või 5 miinuseni välja saada. Lüllemäe kooli õpilane Anni pidas kõige tähtsamaks liiklusohutust, kuna just seal on risk tema arvates kõige suurem. Meil käisid vahepeal loengud, kui olid koolis enne võistlust ja siis osadel aladel ei olnud, sellepärast et kas siis ei saanud või lihtsalt ei olnudki loenguid. Aga praegult on nii, et kõik punktid, kus me oleme käinud, on meil loenguid peetud. Mis sa siis oled selle laagri jooksul praegu õppinud? Kuidas inimesi igat moodi päästa, mis ained on kahjulikud, taimede ja loomade kohta hästi palju ja siis ohutust hästi palju, et igasugused liiklusohutused ja veeohutused ja sellised asjad. Mis nendest kõige tähtsam on sinu jaoks? Liiklusohutus, ma arvan. No sellepärast, et hästi palju õnnetusi juhtubki just liikluses ja siis on vaja teada. Ja kuidas teie koolil seni läinud on? Suurepäraselt. Selles mõttes, et me ei mäletanud suurt mitte midagi, kui me siia tulime, aga tundub, et võistluse käigus tuleb meelde kõik. Mitut erinevat liiki rattad seda? Tõukeratas, BMX, linnaratas, maanteeratas, elektriratas, üherattaline ratas, naiste meeste ratas. See, kus on mitu inimest. No kus on mitu inimest, mis ratas see on? See on pereratas. Ei ole. Ei ole sellist ratas. Tsirkuseratas. Trikiratas. Trikiratas läheb, tsirkuseratas läheb ka, aga mis see on? Ma tahan ikka teada saada seda. Kus on mitu inimest saab peal sõita? See on see. Noh, ei ole vereratas. Ta on temratas ja aga te saite punktid kätte. Eesti Punase Risti Valgamaa sekretäri sõnul ei ole tähtis ainult kannatanu abistamine, vaid ka omavaheline koostöö.
kahjuks jääb laagrist tõelisusest puudu, mistõttu noored võtavad tihtipeale ohtu sattumist naljana. Hindasime me seda, kuidas üldse need lapsed omavahel suhtlevad, kas nad tormavad kõik ühe kannatanu juurde, katsusime rahulikult neid juhendada, aga tihti jäetakse ja nii, et kuhu üks läheb, sinna teised järgi ja siis nagu ei tegelda. Eesmärk oligi inimlikkus, humaansus, see, et kui kuskil on midagi juhtunud, et siis ma ikkagi vaatan, ma abistan ja olen. Et võib ütelda, et 50% noori on sellist, kes märkavad, tahavad abistada. 50% on ikka lapsemeelsed ja võtavad seda kui mänguna, et me ei suuda kuidagi nagu tõeliseks seda asja luua. Kõige suurem viga ongi, et ei osata verejooksu peatada eriti. Ei teata verejookse üldse, mis on veri. Ma arvan, et sellest, et peaks rohkem rääkima, et ohtlik on ikkagi inimesel otsa saada, kui ta ei tea, et verejooks peab olema suletud. Sirguline õpilane Kristen oskab tänu laagrile käituda vastavalt olukorrale, kuid ka temal tekkis õppepunktides raskusi. Ma olen õppinud, mida tuleb teha, kui näiteks elektrid on liinid maas, näiteks kui pommi leian kuskilt, näiteks kui tuli põleb kuskil ja nii edasi ja nii edasi. Mis nendest kõige raskem on sinu jaoks? Kõige raskem oli netiohutus, et see oli selline küsimus, mida väga ei oska vastata. Oma teadmisi raudteeohutusest said koolinoored proovile panna 25 küsimusele vastates, kuid siiski juhtus Linda Auks lapsi tähelepanelikult kuulama ja lugema. Tüüppead oli see, et kui ei olnud meie loengus väga tähelepanelikult kuulanud, siis juhtus nii, et mõnda küsimust ei teadnud või pidi vaidlema. Aga niisugust küsimust, mida nagu keegi ei teadnud, vist ei olnudki. Enam tekitas poleemikat see, et kas ikka Eestis on meil ülekäigu kohti fooliga või ei ole ja kui palju neid siis on, kui on. Võin öelda, et neid ei ole. Ohutuslaager Kaitse end ja aita teisi toimus tänavu 5. korda. Korraldajatel jääb vaid üle loota, et järgmisel aastal võetakse koolitundidest teadmiste omandamist veelgi tõsisemalt ning esindatud saavad kõikide Valgamaa koolide järgmised 6. klassid.